Tere hommikust, Jumala rahvas, kogudus, Jumala kogudus. Olen natukene üle läinud, aga 2 minutit isegi, päris palju. Aga täna lähme siis kuulame Jumala sõna ja ülistame Jumalat ja ma loen alguseks väga lihtsalt kohta, mis on üsnagi raske. Jeesus istus maha ja rääkis rahvale ja õpetas neid. Ja Matteuse 7. peatükist on mäejutlus, hakkab juba 5. pihta, aga ma loen 7. lihtsalt alguseks. Ma mõtlesin, mida ma siin ette loen. Ärge mõistke kohut, et teie üle ei mõistetaks kohut. Sest mis kohtuga teie kohut mõistate, sellega mõistetakse kohut teiegi üle. Ja mis mõõduga teie mõõdate, sellega mõõdetakse ka teile. Ma võin siia vahepeal kommenteerida seda, et ma kogu aeg nagu näen, kuidas ma eksin juba nii ühes väikses lauses, mis siin oli, et nii lihtne on tegelikult kellegist nagu rääkida või kedagi rääkida, nii lihtne kedagi teist, aga hästi raske on endast rääkida. Kas oled kunagi mõelnud, et sa räägid, et kui rumal sa oled kellegile või avalikult, et nojah, ma tean, et kindlasti te julgete seda, aga kui te eksite millegiga, et siis te räägite, kui rumal te olite, eksisite sellega ja sellega. Et tegelikult sõna ütleb õpetussõnades või kus ta ütleb, et kes iseenese üle kohut mõistab, selle üle ei mõisteta kohut. Aga mõtle, kui ma kogu aeg käin ringi ja räägin, kui jama inimene see on, kui jamaste tema ja vaadake, kui huvitava pildi ma endast maalin. Ma endast ei räägi ju mitte midagi. Ma räägin ju kellegist teisest kogu aeg, ja sina hakkad mind nägema hoopis halvemas valguses kohe. Et mulle kunagi üks inimene ütles niiviisi, ma arvan, et ta tahtis mulle head. Käin igal aastal Soomes puid istutamas, kui see aasta Jumal lubab, siis jälle, aga esimene aasta, kui ma läksin, see oli minu jaoks nii raske, meeletult raske. Ja üks inimene andis mulle nõu, et ära teegi nagu tööd, nagu ma vist kunagi rääkisin siin, et seal on niiviisi, kui sa oled päeva läbi istutanud, siis sa voldid need kastid kokku, mis sa oled istutanud. Eerika, sul on ikka väga raske, ma arvan. Ja kastid, pappkastid, kus siis need taimed sees olid. Need voldid kokku ja õhtul siis igaüks loeb oma kastid üle. Kes saab 20 kasti, kes saab 25, kes saab 30 kasti. Ja selle järgi saad palka. Ja õhtul pannakse kirja, mitu kasti sa istutasid. Ja mulle anti nõu, et ära tee nii palju tööd, vaid jäta endast mulje, et sa teed tööd. Ja mind on see 3 aastat on see nii-öelda kummitanud, see ütles, et jäta endast mulje. Ja ma olen aru saanud, inimene, kes jätab endast mulje või üritab endast jätta muljet, siis kõik inimesed saavad ju aru, et ta ei ole see inimene, vaid ta lihtsalt üritab jätta muljet. Kõik ju näevad seda, et ta jätab ainult muljet. Ja seal on olukordi olnud, kus ütleme niiviisi, kui sa ma räägin nüüd metsa istutamast küll algusega, ütleme, kui sa lähed taimedega, ja seal on olnud olukordi, kus inimesed võtavad pooled taimed ja peidavad kännu alla ja mulda peale ja istutavad edasi, juba on sinu see kott tühi selja peal, ja lähed, võtad juba uue kasti saad tühjaks teha. Lähed ja matad jälle unniku ära ja siis teised, kes ei mata, kes ei peida neid taime, need vaatad, oot, ta käib tihedamini taime toomas kui mina, ja nad hakkasid otsima ja leidsid need ära peidetud taimed ülesse. Nii et kas on võimalik jätta muljet, aga kui ta oleks tohutu kiire istutaja, kõik vaatavad, on ikka see kiire, ja on jah kiire, näe, juba läheb järgmiste taimedele järgi. Siis sa lihtsalt oledki see, vaid sa ei peagi jätma muljet. Nii et mina olen aru saanud sellest, et kui ma tahan jätta kellegile muljet, et ma olen tööinimene, siis selleks, et muljet jätta, pean ma kõvasti tööd tegema. Saate aru, on liiga keeruline. Et kui ma tahan kellegile muljet jätta, et ma olen hea laulja, siis ma pean olema väga hea laulja. Või kui ma tahan muljet jätta kellegile, et ma olen väga tubli tööline, siis ma pean olema väga kõva tööline, sest et
mulje tekib sellest, mida ma teen, aga kui ma hakkan muljet tekitama, mismoodi on võimalik muljet tekitada, mismoodi on võimalik, ma sahmin ringi, peidan taimi, kõik näevad ju. Kuule, et otsime üles sinu selle mulje sealt kännu alt nagu. Okei, see on selline väike sissejuhatus, et aga siit läheb edasi, aga miks sa näed pindu oma venna silmas, palki iseenese silmas aga ei märka? Mis te arvate, miks on nagu niiviisi öeldud, et palki? Kuidas saab olla inimese silmas, kuidas saab minu silmas palk olla? Aga saab küll. Ma trimmerdasin kunagi, niiviisi kodus, mul olid kaitseprillid ees, aga need ei olnud sellised kaitseprillid, mis külje pealt kinni oleksid, ja siis külje pealt lendas üks kivitükk mulle ikkagi silma ja kenasti kuskile kinni. Ja tegelikult, ma ei tea, kes on, te olete telefon, kõigil on enam telefonid, kui te pilti teete, et kui sa teed pilti mingist asjast, mis on väga kaugel, siis see on ju väga väike. Näiteks Tallinna teletorn, kas see on suur või väike? Päris suur on ju. Aga kui sa sõidad laevaga Soome poole, siis see teletorn läheb väiksemaks, siis ta on kaugel. Lõpuks ta on nagu pisikene, lõpuks sa ei näegi seda enam. See sõltub siis nagu fookusest, kui kaugel, kui lähedal ta on. Ja see pisike tera oli mul nii lähedal, et see paistis suurem kui Tallinna teletorn, sest ta oli mul minu enda silmas. Ehk nagu palk. Et siit läbi näha, siis palk oli nagu ees. Ja kui ma sinuga juttu ajan, sa ei näe mitte midagi, et mul silmas on. Sina ei näe, mina näen palki. Ja nüüd Jeesus nagu ütles sellega, et miks sa näed pinde teise silmas, sest su ema silmas on ka tegelikult pind, mitte palk, vaid ka pind, mis peaks ju sulle palgina tunduma, kuna ta on ju sinu silmas. Ta peaks ju nii suur nagu paista. Ja ma olen seda palgitunnet nagu paar korda oma elus kogenud. Ehk siis, kui sa vaatad, siis sa näed seda suurt jurakat siin silmas nagu. Ja mõtle, kui jama, tihti peale ma olen teinud sellist asja oma elus, et vaatamata sellele suurele teletornile, mis mul siin silmas on, ma vaatan lihtsalt, see segab küll, aga ma ikkagi räägin nendest inimestest edasi. Et see ongi see mõte, et sul on ka samasugune pind, et ta peaks sulle palgina tunduma, kuna ta on sinu silmasse. Või kuidas sa võid oma vennale öelda, lase ma tõmban pinnu sinu silmast välja ja ennäe, sul endal on silmas palk. Ja sa silmakirjatseja tõmba esmalt palk oma silmast välja ja siis sa näed pindu oma venna silmast välja tõmmata. Ma läksin arsti juurde, kui ma see kivitükk oli silmas, siis nad ütlesid, et nad küll mitte midagi ei näe. Arst ütles niiviisi, et mina küll mitte midagi ei näe. Ta on arst. Ja siis ta pani suure mingi luubi ette või mis ta seal vaatas. Nii ma näen küll. Vaata, tegelikult ma peaks ka olema arst, et kui ma oma venda õde tahan kritiseerida või kedagi, siis tegelikult ma pean olema nagu Jumala sõna järgi arst, öelda, et mina küll ei näe siin midagi. Armastus katab kinni kõik pattatulgad. Ja kui keegi ikkagi veel, siis Jumala sõna räägib, okei, kui ta ei võta kuulda, siis mine üks ühele noomi ja siis kui ta ka ei võta kuulda, siis kutsu keegi tunnistaja ka veel, aga ära pasunda kõigile. Nii, Ärge andke seda, mis on püha koertele, ärge heitke oma pärleid sigade ette, et ta neid allaks oma jalgadega ega pöörduks tagasi ja teid lõhki kisuks. Paluge, nüüd tuleb helgem asi, paluge ja teile antakse, otsige ja te leiate, koputage ja teile avatakse, sest iga paluja saab, otsija leiab ja igale koputajal avatakse. Kas on teie seast sellist inimest, kellelt ta poeg palub leiba, ent tema annab talle kivi, või kui ta palub kala, ent ta annab talle mao? Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam teie isa, kes on taevas, annab head neile, kes teda paluvad? Kõike siis, mida te iganes tahate, et inimesed teile teeksid, tehke ka nendele. See ongi seadus ja prohvetid. Mäe ütlus on nii võimas, et midagi ei ole öelda, et selle järgi elada on üsna raske, aga samas väga, väga hea korrigeerida nagu ennast. Ma räägin endast muidugi. Aga me võime Jumalat kiita, lähme edasi.
kes jaksab, võib seista, kes tahab, võib istuda. Ma ei ütle, et kes ei jaksa, vaid kes tahab, võib istuda. Et siis kiidame veel Jumalat ja palvetame. Isa, me täname sind, et me võime siin seista sinu kalli poja Jeesuse nimel ja me täname sind, Jumal, sinu kalli sõna eest. Me täname sind, issand, nende õpetuste eest, mida sina oled öelnud. See on nagu käsiraamat nagu minu endale, ihule, hingele, vaimule. Issand, ma tänan sind. Jumal, me täname ka sind, et sa oled armuline. Sa räägid, et me vaataksime oma silma, teeksime oma silmad puhtaks ja nii edasi. Issand, aitäh sulle selle eest. Jumal, aitäh sulle selle igavese ja väärtusliku sõna eest, mis ei kõigu kunagi, mis mitte kunagi, millele ei saa midagi juurde panna, aga midagi ära võtta. Issand, aitäh sulle selle eest. Ja isa, ma tänan sind kõikide koguduste eest, Jumal, mis sa oled siia maa peale teinud, kuidas sa oled need koonud, kuidas sa need kogudused oma rahva oled, issand, nagu üles ehitanud oma sõnaga ja väega, püha vaimu väega. Isa, aitäh sulle. Isa, ma täname sind Jeesuse nimel. Amen. Jaa, nii õrn on su puudutus. Nii õrn on su puudutus ja sa kutsud mind endaga kaasa. Sinu juures on vabadus, sinu armastus endasse haarab, tean, ma tean. Et kogu loodu isa mind armastab ja hea, nii hea on olla ta lähedal. Nii õrn on su puudutus ja sa kutsud mind endaga kaasa. Sinu juures on vabadus, sinu armastus endasse haarab, tean, ma tean, et kogu loodu isa mind armastab ja hea, nii hea on olla ta lähedal. Sinule kuulub mu süda, sinule alistuda saan, enam ei valitsegi mina. Jeesus, sa oled kuningas, kogu taeva ja maa valitseja. Kedagi teist su sarnast ei tea. Nii õrn on su puudutus. Nii õrn on su puudutus ja sa kutsud mind endaga kaasa. Sinu juures on vabadus, sinu armastus endasse haarab, tean, ma tean, et kogu loodu isa mind armastab ja hea, nii hea on olla ta lähedal. Sinule kuulub mu süda, sinule alistuda saan, enam ei valitsegi mina. Jeesus, sa oled kuningas, kogu taeva ja maa valitseja. Ma kedagi teist su sarnast ei tea. Sinule kuulub mu süda, sinule alistuda saan, enam ei valitsegi mina. Jeesus, sa oled kuningas, kogu taeva ja maa valitseja. Ma kedagi teist su sarnast ei tea. Oi, nüüd läks küll mulle sassi. Sa särad nii kirkalt pimedas, tahan joosta vaid sinu poole. Jeesus mu isand, Jeesus mu kuningas. Sa särad nii kirkalt pimedas,
Hüüame sinu poole, Jeesus on isand, Jeesus on kuningas. Sinule kuulub mu süda, sinule alistuda saan, enam ei valitsegi mina. Sinule kuulub mu süda, sinule alistuda saan, enam ei valitsegi mina. Jeesus, sa oled kuningas, sinule kuulub mu süda, sinule alistuda saan, enam ei valitsegi mina. Jeesus, sa oled kuningas, kogu taeva ja maa valitseja. Ma kedagi teist su sarnast ei tea. Ja veel! Sinule kuulub mu süda, sinule alistuda saan, enam ei valitsegi mina. Jeesus, sa oled kuningas, kogu taeva ja maa valitseja. Ma kedagi teist su sarnast ei tea. Kogu taeva ja maa valitseja. Ma kedagi teist su sarnast ei tea. Tõstame käed, kiidame Jeesust. Me tõstame käed taeva poole nüüd. Me tõstame käed, kiidame Jeesust. Me tõstame käed taeva poole nüüd. Me tõstame käed, kiidame Jeesust. Me tõstame käed taeva poole nüüd. Me tõstame käed, kiidame Jeesust. Me tõstame käed taeva poole nüüd. Sest Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Sest Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Sest Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Igavesti. Me tõstame käed, kiidame Jeesust. Me tõstame käed taeva poole nüüd. Me tõstame käed, kiidame Jeesust. Me tõstame käed taeva poole nüüd. Sest Jumal on hea. Sest Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Sest Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Sest Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Igavesti. Sest Jumal on hea. Sest Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Sest Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Sest Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Igavesti. Me tõstame käed, kiidame Jeesust. Me tõstame käed taeva poole nüüd. Me tõstame käed, kiidame Jeesust. Me
tõstame käe taeva poole nüüd. Kummardavad inglid sinu trooni ees. Kroonid jätame sinu poja jalgees ja laulame. Kummardavad inglid sinu trooni ees. Kroonid jätame sinu poja jalgees ja laulame. Oled kõike seda väärt, oled kõike seda väärt, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus, oled kõike seda väärt, oled kõike seda väärt, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus. Kummardavad inglid sinu trooni ees. Kroonid jätame sinu poja jalgees ja laulame. Kummardavad inglid sinu trooni ees. Kroonid jätame sinu poja jalgees ja laulame. Oled kõike seda väärt, oled kõike seda väärt, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus, oled väärt, oled kõike seda väärt, oled kõike seda väärt, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus. Päeval öö ja päev me kiidame sind. 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 Oled kõike seda väärt, oled kõike seda väärt, sest kõik on sinu käest ja
kõik on sinu jaoks, sulle kuulub austus. Oled kõike seda väärt, oled kõike seda väärt, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks, sulle kuulub austus. Võtame natukene vaiksema muusikaga, et me kõik kuulume enda häält ka. Võtame ühe korra veel. Oled kõike seda väärt, oled kõike seda väärt, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks, sulle kuulub austus. Oled väärt, oled kõike seda väärt, oled kõike seda väärt, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks, sulle kuulub austus. Ja viimast korda veel, ja oled kõike seda väärt, oled kõike seda väärt, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks, sulle kuulub austus. Oled kõike seda väärt, oled kõike seda väärt, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks, sulle kuulub austus. Kõik on sinu käest, sest kõik on sinu käest ja kõik on sinu jaoks, sulle kuulub austus. Aitäh, olge head, istuge. See sahiseb, aga või kuidas sellega on huvitav, teist peab ka pärast proovima. Et ma valmistan teated ette, nii kaua kui mina saan teateid ette valmistada, saab siis mulle aega anda Velja. Ja, ole hea. Nii, õnnistatud pühapäeva hommikut. Ma loen Markuse evangeeliumi 14. peatükist 3. kuni 8. salmini. Markuse 14, 3 kuni 8. Ja Jeesus oli Betaanias, pidalitõbise Siimona kojas. Kui ta istus lauas, tuli naine, kes oli alabastri nõu ehtsa ja kalli, kellel oli alabastri nõu ehtsa ja kalli nardisalviga.
ta murdis alabastrinõu katki ja valas salvi Jeesuse pea peale. Aga seal olid mõned, kes nurisesid õige pahase meelega omavahel. Milleks see salvi raiskemine? Selle salvi oleks võinud ju müüa rohkem kui 300 teeneri eest ja raha anda vaestele. Ja nad tõrelesid naisega. Aga Jeesus ütles, jätke ta rahule. Miks te tülitate teda? Ta on teinud mulle kauni teo. Vaesed on teie juures ju alati ning kui te tahate, võite teha neile head. Mind aga ei ole teil alati. Ta on teinud, mis ta võis. Ta on ette salminud muju matmiseks. Amen. Ja ma nägin 2 lausega siia vahele ka, et hiljuti juhtus sukke ime, et töökaaslane ütles, et kui sa kirikusse lähed, mine pane ka sinna korjanduskasti. Seda ei ole küll palju, aga mine tee seda. Ma ei tea, mis seda puudutanud oli. Aga et aru saaksite, kui hull või pöörane see olukord oli, siis see õli maksis lihtinimese terve aasta palga. Ja siin minust targemad on arvestanud, et see võiks olla tänapäeval 12 000 euri. Nii. Jumalan armastus, mis väljendas, mulle juba hakkab suu kuivama, ja väljendab ennast praktiliselt, mitte lihtsalt sõnadega. Jeesus pidi murduma, et saada taas elavaks. Isegi armastust ja heategevust võib mitmete mõista. Ma võin ju ka öelda, et ma armastan väga jäätist, aga tegelikult ma söön selle jäätise lihtsalt ära. Me räägime vahest, küll me armastame ja me teeme heategusid ja ma armastan jäätist, aga ma söön selle ära. See on ühepoolne armastus. Nii võib olla ka heategevust lihtsalt heategevuse enda ja teistele enda näitamise pärast. Vaesed on alati, isegi kui see naine oleks müünud selle õli, ei oleks ta suutnud inimlikult kõiki aidata. Aga ta teadis, et Jeesus saab aidata. Aga see alabasteri nõu pidi ise enne murduma, mitte müüdama, et õli valatud saaks ja seeläbi Jeesus austatud. Vastasel juhul oleks see lihtsalt saanud heategevuse reklaamiga müügiobjektiks loosungiga mina tegin. Aga ta teadis, et Jeesus saab aidata. Ta austas Jeesust kõigega, mis tal on. Mitte ei teinud seda lihtsalt sellepärast, et ühiskond seda nõudis. Amen. Nii et andke rõõmsa meelega ja mitte sunnitult. Issand, me täname, et mitte meie ei tee suuri tegusid, vaid sina teed meie läbi, issand. Sina oled kaastundlik. Ja mitte meie ei ole tublid, vaid sina oled tubli. Ja lase meil, et me võiksime otsida sinu tahet ja teha sinu tahet. Ja mitte alati seda, mida maailm meilt loodab ja vahest ka ülekohtuselt nõuab. Ja ma palun õnnistust selle ohvri üle, issand, et see viiks täide seda, mida sina oled määranud seda tegemas. Amen. Väga tubli. Ma nii kaua siis räägin teateid. Andre aitas mind siin, uus kuukava on välja tulnud. See ei tule nagu ise välja, vaid keegi peab sellega tegelema.
siin on meeletult tegeletud Ain Vares ja Andra ja pastor ja kõik, kes siin on siis tegelenud. Ja selles kuukavas on siis tegelikult kõik teated olemas, aga ma ikkagi loen teile ette, kes ei ole veel sealt stendilt võtnud või näinud. Nii, ma panen siis prillid ette. Ja sündmused meil kirikus on siis ikkagi teisipäeviti kell 19 siin kohvikus on osadusgrupp, samuti Veljo juhib ja arutab seda sama teemat, mis täna räägitakse. Ja kõik arutavad muidugi, mitte ainult Veljo ei aruta. Ja Veljo on selles mõttes tubli, et kui mina lihtsalt istun ja kuulan jutlust, siis tema teeb märkmeid. Nii et see on väga põnev ja siis on teisipäeval ju hästi teada, mis tihtipeale on ju nii, et ma lähen osadusgruppi näiteks ja kui ma lähen, väga harva. Ja kui keegi ütleb, et mis pühapäeval räägite, mis räägite, kes üldse rääkis? Et see elu virvarr tihtipeale nagu, et kes rääkis isegi. Kolmapäeva hommikul jälle siinsamas palvehommik kell 10. Neljapäeva õhtul palveõhtu jälle kohvikus kell 19. Ja noortekad on üle reedeti siin, aga nüüd natukene järgmise nädala lõpust, ehk siis laupäev, pühapäev, nüüd see, mis tuleb järgmine, on koguduse 35. aastapäev ja selle tähistamine. Ja siin on hästi välja toodud, et laupäeval kell 12 on tänu Jumala teenistus tervitused külalistelt. Ja peale seda on kaetud kohvilaud. Nii et juba laupäeval. Ja kohe peale seda siis on kell 15 on seminar Püha vaim, kes elab meis. Nii et tere tulemast laupäeval juba kell 12. Meil on siis 2 Jumala teenistust nii laupäeval kui pühapäeval. Pühapäeva hommik ikka tänu Jumala teenistus kell 11 ja Märt Vähi on siis, kes on meil külalisjutlustaja. Märt Vähit on hea kuulda. See on siis 3. mai. Ja 10. mai on emadepäev ja teenivad Alan ja Alice Osborne. Siis on ka issanda surma mälestamine ja peale Jumala teenistust kell 13 kuni 14.30 toimub ka koolitus ja Alice ja Alan Osborne räägivad siis sellest, kuidas vastu võtta missioonigruppe. Üks missioonigrupp tuleb kas peale jaanipäeva siia, see on siis juuni lõpus ja on päris kaua aega, see nädal aega. Nii et me siis oleme valmis siin juhatusega ja vaatame veel kellega koos, et nendega anname neile paar vabapäeva ka, aga ülejäänud päevad siis saavad nad käia mööda linna ja meie nendega kaasas. Nii et Alur on ka sellega kaasas, selle evangeelse üritusega. Nii et üks grupp on tulemas. Ma ei teagi praegu päris öelda sellest, meil tuleb ka Soome grupp meile küll, aga mul ei ole praegu infot väga selle kohta, see on ka suvel, eks ole, tuleb Soome grupp küll. Ja 17. mai jutlustab diakon Andra Nääb ja 24. mai jutlustab piiskop Alur Õunpuu ja 31. mai 3 ainupüha jutlustab diakon Ain Vares, täna jutlustab ka Ain Vares, aga muideks, eelmine pühapäev, ma vaatan, ma võtsin spikri lahtisid, kuna ma saan sellele infole ligi, siis Alur on juhatuses kirjutanud, et eelmine pühapäev, see on siis 19. aprill, oli ohver evangeelse telgi, selle PVC telgi jaoks. Ja ohver oli päris suur, 474 €. Nii et juhuu, väga tublid. Selline, nii, aga sünnipäeva lapsed veel, kes oli siis sellel nädalal. Selle nädala sünnipäeva lapsed on siis Aarne Höbelaid, Malle Roolaht, Helena Hüüdma. Kedagi vist täna siin ei ole, aga kui te äkki näete pildi vahendul, siis palju õnne koguduse poolt ka. Ja muideks ma olen väga üllatunud, et meil on selline raamatupidaja sekretär Helle Piisk. Ära pilguta midagi silma, et ei tohi kiita, aga see on huvitav, et kui minul on sünnipäev või minu lapsel on sünnipäev, siis kuidas see võimalik on, et täpselt selle sünnipäeva hommikul on tervitusümbrik või kaart tema enda käekirjaga, kirjakoht, mõelge, milline töö see on. Tegelikult see on tohutu, aga
kuidas sa postiljoni saad nii täpselt, ma saan aru, et kui ma paneksin mingi päev enne, aga ta võib päev hiljaks jääda. Kui ma panen 2 päeva ennem, ta võib ju päev ennem tulla. Niigi on sünnipäev, täpselt samal hommikul on. No mismoodi? Võib-olla Elle käib ise ringi, ma ei tea millega, taksoga, Bolti rattaga, aga kõik on nii täpselt, nii et väga, väga vinge ja väga lahe. Tänu Jumalale, ma ei tea, pärast Andre käest on kindlasti teada, mida ma rääkimata jätsin teadetest. Sa võid öelda? Nägid, juba tuli. Aasta aruande koosolek jäi mul ütlemata. Aga ma panen siis need vägevad prillid ette, kuidas ma need ära võtsin. Nii palju infot, aga aasta aruande koosolekut ei ole siin. On küll, 17.05. Aasta aruande koosolek peale hommikust jumalateenistust. 17. mai. Super, aga nüüd palume jutlustama diakon Ain Vares, ole hea. Kas kuuleme? Tere ka minu poolt. Kui te homme ei mäleta, kes jutlustas, siis võib-olla mõned mõtted, mis ma räägin, et jäävad teil meelde. Et siis on ka hästi. Aga palvetame. Kallis taevani, Isa, me täname, ülistame sinu armu eest, me täname selle aja eest, me täname, issand, et sina kõneled, issand, palun, et need mõtted, issand, mis on sinult, issand, las need jäävad kõlama ja kõik muu las kukub ära. Palume, et sinu tahe sünniks, ava südame silmad, issand, täida meid kõigega, mida me vajame tänasel päeval, las meie kõrvad häälestuda sinule, las meie silmad näha, mida teed ja las meie suu olgu ka sellega kaasas. Jeesuse nimel täname. Aamen. Meil on siis jätkuvalt, see kuu on teema, et võit surma üle. Ja ma toon üks 10 punkti, 10 punkti sel teemal ja ehk midagi kõnetab ka teid, et kui igal aastal, kui me tähistame Kristuse ülestõusmist, et siis meile räägitakse tegelikult kõige imelisem armastuslugu sellest, kuidas Jumal vahetas oma poja elu meie eluga. Ja piiblist me loeme Jesaja raamatust aastasadu varem kirja pandud, et mida Jeesus pidi kannatama. Ometi oli tema see, kes kandis meie haigused ja talus meie kannatuste piina. Me pidasime teda selleks, keda karistatakse tema enda tegude pärast. Kui kedagi, keda Jumal on löönud ja alandanud, kuid meie üleastumiste pärast läbistati ta ja meie pattude pärast rõhuti teda. Ta kandis karistust, mis tõi meile täieliku tervenemise ja tema haavade läbi oleme meie saanud terveks. Me kõik eksisime nagu lambad, igaüks meist pöördus oma teele, ometi pani Jehova meie kõigi süü tema peale. Teda rõhuti ja koheldi karmilt, ometi alistas ta alandlikult ega kaitsnud ennast. Ta viidi nagu tasane tall tapmisele, nagu lammas, kes on vaikne oma pügajate ees. Ta ei avanud oma suud. Ma loen seda siis Passion tõlkest, need kõik kirjakohad, mis mul täna on sealt Passion tõlkest enam-vähem, aga mõte on see, mis loeb. Võib-olla sa mõnikord kahtled tõesti Jumala lõpmatus ja mitmekülgses armus. Kui see on nii, ja see on nii, ma usun, minu oma elus ma olen ka näinud seda, siis peab meeles, et kuna Jeesus oli kuulekas kuni surmani ristil ja läks alla surmavalda ja enne, kui ta 3. päeval üles tõusis, andis ta sulle täieliku ja piiramatu ligipääsu Isa juurde. Täielik ja piiramatu ligipääs Isa juurde. Vähe sellest, Jeesus pöördus palves Isa poole ja ütles, et sest nad näevad, et sa armastad igaühte neist Nelikaare kirikus sama kirgliku armastusega, millega sa armastad mind.
täpselt sama armastus. Täpselt sama armastusega armastab ta sind. Meil on põhjust olla täidetud rõõmuga, mõeldes kõigele, mida Jeesus ja sinu ja minu eest tegi. Ta koges suurimat alandust, et sina võiksid jälle oma pea püsti tõsta. Ta hävitas patuväe, sa oled vaba selle orjusest ja sul on ligipääs päästele. Ta eraldati oma isast, et lepitada sind oma looja ja taevas isaga. Ta võitis surma, et anda sulle igavene elu. Sul on tegelikult Kristuses kõik: rahu, vabadus, andestus ja igavene elu. Nii et meil on tegelikult põhjus tähistada Jeesuse ülestõusmist mitte ainult ülestõusmispühadel või teatud pühapäevadel, vaid iga päev. Iga päev. Kõige selle eest, mis ta on teinud. Teiseks, Jeesus on avanud oma käed sulle. Tema ohver tuletab meile meelde, kui palju me saame tegelikult Jeesusega samastuda. See surm ja ülestõusmine näitavad tema armastust meie vastu, ükskõik millises olukorras me ka poleks. Ta talus kõike meie eest, nagu see kirjakoht Jesaja 53, 2-5 meile meenutab. Ta kasvas issanda ees nagu õrn taim, nagu juur põuases mullas. Tal ei olnud ilu ega hiilgust, mis oleks köitnud meie pilku. Tema välimuses ei olnud midagi ihaldusväärset. Ta põlati ja hüljati inimeste poolt. Ta oli valude mees, kellele kannatus ja kurbus olid tuttavad. Me peitsime oma näod tema eest vastikusest ja pidasime teda ei millekski mitte austust väärivaks. Ometi oli tema see, kes kandis meie haigused ja talus meie kannatuste piina. Me pidasime teda selleks, keda karistatakse tema enda tegude pärast, kui kedagi, keda Jumal on löönud ja alandanud, aga meie üleastumiste pärast läbistati ta ja meie pattude pärast rõhuti teda. Ta kandis karistust, mis tõi meile täieliku tervenemise ja tema haavade läbi oleme saanud terveks. Mis paneb sind praegu kannatama? Alandus, hülgamine, tagasilükkamine, põlgus, üksindus, füüsiline või emotsionaalne valu. Jeesus mõistab ja teab väga hästi, mida sa talud, sest ta läbis ristil kohutava kannatuse. Ta lükati tagasi ja põlati. Tema, kes oli teinud imesid, ta sai Jumala poolt löödud ja vaevatud, kuigi ta oli täiesti püha. Teda alandati ja tema peale sülitati, Jumala poja peale. Teda löödi ja piitsutati, tema, kes ei olnud midagi valesti teinud. Teda pilgati ja solvati ja ta ei kaitsnud ennast. Ta oli üksi ja eraldatud neist, keda ta armastas. Ta jäeti kõigi poolt maha. Jeesus kandis kõik Golgatal. Ta oli kuulekas kuni surmani ristil. Tema ohver võimaldab meil täna olla päästetud meie pattudest, tervendatud meie haigustest ja lepitatud meie isaga. 5. salm ütleb, ma loen uuesti, kuid teda haavati meie üleastumiste pärast, teda rõhuti meie süütegude, meie patu, meie ülekohtu, meie väärtegude pärast. Karistus, mis oli vajalik meie heaoluks, langes tema peale ja tema vermete haavade läbi oleme me saanud terveks. Jeesusega samastumine tema kannatuste ristiga on mõnikord väga raske kristlasele, kas ei ole nii? Kuid ära unusta, et see on ka võidu ja ülestõusmise tee, mitte ainult kannatus. Jeesus võttis sinu koha, et sa ei peaks kunagi enam tundma end üksikuna, isegi oma valu keskel. Hoia sa alati omal meeles,
et ta hoiab oma käed avatuna, et sind armastada, lohutada, tugevdada, rahustada, tervendada. Ta on valmis. Kolmandaks, kõik sinu palved on kuuldud. Jeesus valis ristitee armastusest sinu vastu. Me võime elu jooksul kogeda mõningaid kannatusi, mida ka meie päästja koges. Isegi kui me tõstame oma palved tema poole, usaldades need talle, tundub mõnikord, et neid ei kuulata. Nagu, ma tooks võrdluse nagu pudeli sõnum, saadad selle teele, kui kaua see võtab aega, kui palju kilomeetreid see läbib, enne kui see jõuab kellegi kätte. Millised need palvepudelid on sinu poolt saadetud või usaldatud merre ja kui kaua aega tagasi? Kas sinu omad on seotud lähedastega või ootad sa tervenemist haigusest, mida peetakse ravimatuks? Elu muutust või suunamuutust, mis viibib, või projekti, mis võiks õnnistada neid, kes on maha tallatud või kõrvale jäetud. Ükskõik, millised sõnumid sa Jumalale saadad, ükski neist ei lähe kaduma, ja kõik jõuavad kindlalt kohale. Ta kuuleb igat sinu palvet, ta kuuleb sinu happihüüdu, tema süda on pööratud sinu poole, ta on liigutatud sinu ahastusest, ta on puudutatud sinu pisaratest. Jah, palvetamine on privileeg tegelikult, see on külvamine igavikku. See on ka arm jagada temaga seda, mis sind koormab, kurvastab ja muretsema paneb. Tema, kes teab kõike ja mõistab kõike. Kui sa avad oma südame Jumalale, lased sa tegelikult tema vaimus ja tema vaimul hingata sinus. Nii et jätkuvalt räägi temaga iga päev ja kõikjal, ilma hirmu ja piiranguteta, kuid kindlusega, et ta kuuleb sind. Ta on sinu isa ja ta on tähelepanelik kõige suhtes, mida sa läbi elad. Aga ole püsiv. Ole püsiv, Jumalal on lahendus kõigis olukordades, kõigile probleemidele. Neljandaks, Jumal ei olnud veel oma viimast sõna öelnud. Kuna me oleme siis ülestõusmispühade kuus veel, on hea meenutada kõike, mida meie päästja meie armastuse pärast ristil talus, aga meenutada seda, et ta on üles tõusnud. Kui Jeesus oli hauas ja kõik tundus olevat lõppenud, ei olnud Jumal veel oma viimast sõna öelnud. Ainult Jeesus suudab muuta elusid, sest ta maeti, äratati 3. päeval üles, nagu pühakiri ütleb. Ta viib sind ahastusest rahusse, sest ta on rahuvürst, sõltuvusest vabadusse, tagasilükkamisest armastusse, masendusest elurõõmu ja pimedusest valgusesse. Jeesus on siin, et sind muuta selle ülestõusmise ime kaudu. Lase tal tervendada su keha, taastada su hing ja uuendada su meeled, sest ta armastab sind nii väga. 5. Sa võid olla vaba igast orjusest. Ülestõusmispühad meenutavad meile, et Jeesus suri ja tõusis üles, et ta võitis surma ja kogu selle väe. Esimene paasapüha meenutas päeva, mil Jumal vabastas oma rahva Egiptuse orjusest pärast 400 aastat. Samamoodi vabastab Jeesuse surm ja ülestõusmine meid patuväest. Tema ohver võimaldab meil lahkuda orjuse maalt. See on vabanemine kõigile, kes on saanud Jumala lasteks. 6. Surm on neelatud võidusse. Jeesus võitis surma.
surmal ei ole mingit meelevalda tema üle. Ja Jeesuse Kristuse kaudu on iga surma ja hävingu vorm võidetud. Jeesuse Kristuse kaudu ei ole patul sinu üle mitte mingit meelevalda. Mõned küsivad, miks ma siis ikka võitlen teatud asjadega. Mina ütlen, et harjumusel on suur vägi. Kristus tuli, et muuta sinu loomust, seda, mida sa ise muuta ei saa. Kuid sina suudad muuta oma harjumusi. See tähendab, Kristus on sind vabastanud patu meelevallast, kuid sina pead muutma oma harjumusi. Harjumused on need, mis panevad sind tegema asju, mis talle ei meeldi. Ja nüüd ka sinule ei meeldi. Tõde on, millele keskendud, sellele annad väe. Keskendudes oma harjumustele, saavad need väe püsida sinu elus. Keskendudes aga Jumala sõnale, tema tõotustele, saad väe muuta oma meeled ja läbi sellega oma harjumused. Jeesuse ohvri kaudu on kõrvaldatud patuvägi ja ka sellega kaasnev häbi. Surmal ja hävingul ei ole mingit meelevalda Jeesuse üle ja seega sinu üle, sest sa oled Kristuses ja Kristus elab sinus. Surm on neelatud võidusse. Issand on öelnud, et pühib ära ega pisara. Tema kaudu kaob kibedus. Tänulikkus südames ei saa muideks tõusta kibeduse juurt. Nii et ole tänulik kõiges. Jeesuse Kristuse kaudu saab ära võetud iga koorem, kui sa seda lubad. Jeesuse Kristuse kaudu põgeneb igasugune pimedus. Seega anna jätkuvalt iga oma südamesopp temale üle, temale, kes on võitnud. Alista täielikult oma elu temale, sest tema on võitja igavesti. 7. Kristus murrab ikked. Issand on see, kes murrab ja eemaldab mineviku ikked ning raskused. Issand on see, kes teeb sinu elu täielikuks. Issand on see, kes teeb sind terviklikuks. Vali alistuda Kristusele, vali alistuda tema sõnale, jätkuvalt vali alistuda tema tõotustele. Kristus on sind vabaks teinud, ära lase end jälle panna orjaikkesse. Vali vastu võtta Kristuse pakutud vabadus, ära lase petta end hinge vaenlasel, kes püüab süüdistada sind jälle nende mineviku tegude eest. Hoia oma pilk Jumala sõnal, otsi Kristuse kasu, otsi esmalt tema kuningriiki ja kõik muu antakse sulle pealekauba. 8. Surm, kus on sinu astel? 1. Korintuse 15:55 on kirjas, surm on neelatud võidusse, surm, kus on sinu võit, surm, kus on sinu astel. Patt on see, mis annab surmale astla ja seadus annab patule selle jõu, aga me täname Jumalat, kes annab meile võidu meie Issanda Jeesuse Kristuse võitu kaudu. Seepärast, mu armsad, seiske kindlalt, vankumatult ja püsivalt. Elage oma elu kõigutamatu kindlusega. Me teame, et me edeneme ja kanname vilja igal ajal, kui teenime Issandat, sest oleme kindlad, et meie ühtsus Issandaga teeb meie töö viljakaks ja selle vilja püsivaks. Surm, kus on sinu võit? Kui me vaatame ristile ülestõusmisele, siis see küsimus ei ole enam ainult mingi poeetiline hüüatus, see on võidukuulutus. Võidukuulutus. Surm ei ole enam valitseja, surmal ei ole enam viimast sõna, sest Jeesusel on viimane sõna. Nagu on kirjutatud, mulle on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. See tähendab, et ei ole ühtegi olukorda sinu elus, mille üle Kristusel ei oleks meelevalda. Isegi seal, kus sa näed hävingut, kaotust või lootusetust.
Jeesus ei ole kaotanud kontrolli, ta valitseb ikka veel. Johannese 10:10 on kirjas, et vargal on vaid üks eesmärk. Ta tahab varastada, tappa ja hävitada. Aga mina olen tulnud, et anda teile elu külluses, rohkem kui te oskate oodata. Elu selle täiuses, kuni see lausa üle voolab. Mina olen hea karjane, kes annab oma elu ohvriks lammaste eest. See on võimas. Hävingu ja elu kontrast. Ja Kristus ei tulnud lihtsalt sind päästma tulevikus, vaid andma elu juba täna, siin ja praegu, kõige selle segaduse, kaose ja raskuste keskel. Prohvet Hoosea kaudu ütleb Issand, ma lunastan nad surma käest, ma päästan nad haua võimusest. See ei ole ainult tulevikutõotus, see on vaimne reaalsus. Kristus on murdnud surmaväe. See, mis enne sind sidus, ei pea enam siduma. Ja ometi ei sünni see meie enda jõust, mitte väe ega jõu läbi, vaid minu vaimu läbi, ütleb vägede Issand. See tähendab, et see võit ei ole inimlik saavutus, see on Jumala töö sinu sees. Tema vaim on see, kes vabastab, tervendab ja taastab. Sellepärast, kui me küsime surm, kus on sinu astel, siis me ei küsi seda kahtluses, vaid usus. Me kuulutame, astel on eemaldatud, ahelad on murtud, surm on võidetud. Sest Kristus on võitnud sinu elus, sinu elus. 9. löö liha risti. Galaatlastele 5:24-26 on kirjas, need, kes kuuluvad Kristusele, on oma liha risti löönud koos kirgede himudega. Passion tõlkes on umbes nii, et pidage meeles, et meie, kes kuulume Jeesusele Kristusele, oleme juba kogenud risti surma, sest kõik, mis oli seotud meie iseka vana loomusega, löödi koos Messiaga risti. Kui Jumala vaim on meie elu allikas, siis lubagem ka vaimul juhtida iga meie elu osa. See ei ole ainult teoloogiline tõde, seega see on kutse. See on kutse meile. Kutse elada uut elu. Kutse mitte kanda enam vana inimest endaga kaasas. Sageli tahame kogeda Kristuse vabadust, kuid samal ajal hoida kinni oma vanadest mustritest, harjumustest ja mõtteviisidest. Kuid rist ei ole ainult koht, kus Jeesus suri, see on koht, kuhu meie vana elu peab jääma. Just peab jääma. Peab jääma. Sest vahel me tahame seda vanat loomust ristilt maha võtta, jälle poputada ja ellu äratada. Paulus ütleb, minu vana loomus on koos Kristusega risti löödud ega ela enam ja nüüd ei ole selle uue elu olemus enam minu oma, sest võitu elab oma elu minu kaudu. Me elame ühtsuses kui üks. Minu uus elu saab jõu Jumala poja usust, sest kes armastas mind nii väga, et andis iseend minu eest, valades oma elu minu sisse, minusse. See tähendab, et kristlik elu ei ole lihtsalt parandatud vana elu, see on uus elu. Uus elu. Keegi on öelnud hästi, et Jeesus ei tulnud halba inimest tegema heaks, vaid surnud inimest elavaks. See nõuab meilt otsust muidugi. Otsust lasta naelutada oma minevik ristile ja enam mitte võtta seda sealt maha. Otsus mitte pöörduda tagasi selle juurde, millest Jumal on sind vabastanud. Sest nagu on kirjutatud, püha vaim on see, kes annab elu, see, mis on lihalikust olemusest, ei too mingit kasu. Sõnad, mida mina teile räägin, on vaim ja elu. Kui Jumala sõna hakkab valgustama sinu elu, siis ta ei tee seda, et sind hukka mõista, vaid et tuua elu, et tuua vabadus ja tuua muutus sinu ellu. Ja kui sa annad oma elu Kristusele täielikult, siis see, mis enne tundus võimatu, hakkab tema vaimu kaudu muutuma.
ja 10, nii kaugel kui ida on läänest. Nii kaugel kui ida on läänest, nii kaugel viib ta meist meie üleastumised. Jumal ei paranda sinu minevikku, ta eemaldab selle. Ta ei hoia seda meeles, ta ei kasuta seda sinu vastu. Hingevaenlane kasutab. Psalm 139, 5, 6. Sa oled läinud minu ette. Mulle meeldib nii õngesti see. Sa oled läinud minu ette, minu tulevikku, et valmistada teed ja oma headuses tuled sa mu järel, et säästa mind minu mineviku kahju eest. Sa oled pannud oma käe minu peale. See on liiga imeline, sügav ja haaramatu. Sinu arusaamine minust täidab mind imetluse ja jõuga. Kas pole võimas? Hebra 8:12 on kirjas, sest ma osutan neile oma halastust ja annan andeks nende kurjad teod, ega meenuta enam iialgi nende patte. Sageli on suurim võitlus mitte selles, kas Jumal annab andeks, vaid selles, kas meie usume seda, et ta meile annab andeks. Me tihti kanname endas süütunnet, häbi, mineviku raskust, isegi siis, kui Jumal on juba meid ammu vabastanud. Aga Jesaja kuulutab, ükski relv, mis sinu vastu valmistatakse, ei lähe korda. Ka süüdistus ei jää püsima. Ka hääl, mis valetades ütleb, sa ei ole piisav, sest sa ei saa hakkama, sest sa ei kõlba, sest sinu jaoks on liiga hilja. Või sa oled liiga vana, liiga noor, liiga see ja teine. Ükski neist ei ole tõde. Sest Rooma 8:1 on kirjas, nüüd on asi lõplikult otsustatud. Ei ole enam mingit süüdistavat häält ega hukkamõistu nende vastu, kes on ühenduses Jeesusega võituga. Sest eluvaimu seadus, mis voolab Jeesuse võitmise läbi, on vabastanud meid patu ja surma seadusest. Jumal tegi seda, mida seadus ei suutnud, sest seadus oli piiratud inimloomuse nõrkuse tõttu. Seepärast läkitas Jumal oma poja inimese kujul, et ta samastuks inimliku nõrkusega. Inimloomusesse riietatuna andis Jumala poeg oma ihu patu ohvriks, et Jumal võiks kord ja igaveseks mõista hukka patu, süü ja väe. Nii saab nüüd iga seaduse õige nõue täidetud meie sees, kui võitu elab oma elu meis ja me oleme vabad elama mitte liha järgi, vaid püha vaimu dünaamilise väe läbi. See tähendab, et Kristuses ei ole enam süüd, ei ole enam häbi, ei ole enam mineviku raskust, mis määraks ja takistaks sinu võidukat tulevikku. Me oleme võitnud, me oleme Kristuses võitnud ja see ei ole vaid õpetus, see on tegelikult kutse sulle ja mulle. Nii et vali jätkuvalt uskuda seda, vali täielikult see vastu võtta, vali igapäevaselt elada selles. Ja kokkuvõtteks Jeesus on võitnud surma, patu ja kogu pimeduse väe. Tema ristisurm ja ülestõusmine ei ole ainult ajalooline sündmus, vaid elav reaalsus sinu ja minu jaoks, mis annab meile ligipääsu Jumala ligiollu, vabaduse täielikult patust ja uue elu temas. Ta kandis meie valu, ta kandis meie häbi, ta kandis meie süü, et meie võiksime kogeda tervenemist, rahu ja lepitust Isaga. Tema kaudu on murtud kõik ahelad, nii patuorjus kui ka mineviku raskus. Kristuses ei ole enam hukkamõistu, vaid täielik andestus ja uus algus. Uus algus, iga päev uus algus. Jeesus mõistab meie kannatusi, sest ta ise läks läbi sügavaimu valu. Seetõttu ei ole keegi meist
oma võitlustes üksi. Ta kutsub meid tulema tema juurde, andma talle oma koormad ja vastu võtma tema rahu. Rahuvürstilt rahu. Rahuvürstilt, kes elab sinu sees. Meie palved ei lähe kaduma, Jumal kuuleb, näeb ja tegutseb. Ka siis, kui tundub, et midagi ei muutu, ei ole Jumal öelnud oma viimast sõna. Tema on võimeline ja ka tahteline muutma sinu elus iga olukorra ja tooma elu sinna, kus oli surm. Nii et see kutse on selge. Jätta maha vana elu, mitte pöörduda tagasi mineviku ahelatesse, vaid elada uues vabaduses, mis on Kristuses. Tema veri puhastab täielikult ja eemaldab meie patud nii kaugele, kui ta on läänest. Nii et Kristuses oleme võitjad. Kristus on meie elu. Ta on meie elu allikas, meie ainus elu. Kristuses on ja kõik, mida me vajame. Kõik, absoluutselt kõik. Palvetame. Kallis taevane Isa, me täname sind Jeesuse Kristuse eest, kes on võitnud surma, patu ja kogu pimeduse väe. Me täname sind, et rist ei olnud lõpp, vaid algus, uue elu algus meis. Me täname sind, et Jeesus kandis meie valud ja haigused, meie süü ja häbi, et me võiksime olla ja elada vabana. Issand, me toome sinu ette kõik, mis meid igat üht seob ja takistab, iga mineviku eksimuse, oma hirmud ja nõrkused, me anname need sinule üle jäädavalt. Aita meil mitte pöörduda tagasi vanade mustrite ja harjumuste juurde, vaid elada selles vabaduses, mille sina oled meile andnud. Täida meid jätkuvalt oma vaimuga, issand. Aita meil uuendada meeled, tervendada meie südamed ja juhi meie samme. Aita meil usaldada sind ka siis, kui me ei näe vastuseid, teades, et sa kuuled iga meie palvet ja et sa ei ole kunagi hiljaks jäänud. Me kuulutame usus, surm ja kuri on võidetud, hirm on murtud ja meie elud on varjul Kristuses. Aita meil elada täielikult sinu jaoks, käia sinu teedel, luua ka koos sinuga ja peegeldada sinu valgust selles maailmas. Me palume seda Jeesuse Kristuse kallil nimel. Amen. Amen. Kui sõna läbi maailm loodi, olid sina sõna see. Ja maa peal käies ilmutasid Jumala auhiilguse. Pole nimedest kaunimad, pole nimedest kaunimad kui nimi Jeesus kuningas. Pole nimedest kaunimad, võrreldamatu sa. Pole nimedest kaunimad kui nimi Jeesus. Meil tahtsid koduks anda taeva, kuid tulles taeva alla tõin. Su armastus mu patus suurem, ei lahuta nüüd miski meid. Pole nimedest kaunimad, pole nimedest kaunimad kui nimi Jeesus kuningas. Pole nimedest kaunimad, võrreldamatu sa.
pole nimedest kaunimat kui nimi Jeesus. Pole nimedest kaunimat kui nimi Jeesus. Surm sind ei võitnud, haud sind ei hoidnud, patu sa vaigistasid seal. Taevas täis kiitust, su nimele austus, sa üles tõusnud kuningas. Pole sul võrdset, pole rivaali, sa igavesti valitsed. Sinule kuulub vägi ja austus, suurim su nimi nimedes. Pole nimedest võimsamad, pole nimedest võimsamad kui nimi Jeesus kuningas. Pole nimedest võimsamad, võrreldamatu sa, pole nimedest võimsamad kui nimi Jeesus. Pole sul võrdset, pole sul võrdset, pole rivaali, sa igavesti valitsed. Sinule kuulub vägi ja austus, suurim su nimi nimedest. Pole sul võrdset, pole rivaali, sa igavesti valitsed. Sinule kuulub vägi ja austus, suurim su nimi nimedest. Pole nimedest võimsamad, pole nimedest võimsamad kui nimi Jeesus kuningas. Pole nimedest võimsamad, võrreldamatu sa, pole nimedest võimsamad kui nimi Jeesus. Võtame ühe veel, sellise reipa kiituslaulu. Tahan anda tänu sul, oled päästja rahvas teele. Tahan laulda kiitus sulle kõigi ees. Sinu juures armastus, sinu nimi taevas teenib. Sinu juures on suur rahu mu südames. Kõrgeks tõstame sind, me Jumal suur. Las su auhiilgus täidab kogu me maa. Kõrgeks tõstame sind, me Jumal suur. Las su auhiilgus täidab kogu me maa. Tahan anda tänu sul,
oled päästja rahvastele. Tahan laulda kiitus sulle kõigi ees. Sinu juures armastus, sinu nimi taevas teenib. Sinu juures on suur rahu mu südames. Kõrgeks tõstame sind, me Jumal suur. Las su auhiilgus täidab kogu me maa. Kõrgeks tõstame sind, me Jumal suur. Las su auhiilgus täidab kogu me maa. Ja veel kord. Kõrgeks tõstame sind, me Jumal suur. Las su auhiilgus täidab kogu me maa. Kõrgeks tõstame sind, me Jumal suur. Las su auhiilgus täidab kogu me maa. Las su auhiilgus täidab kogu me maa. Üks, kaks, kolm. Tänu Jumala. Las sinu auhiilgus täidab kogu meie maa. Ma ütlen õnnistussõnad veel lõpuks. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Aamen. Ja sellega me teenistus on lõppenud, aga siin kõrval kohvikus te ei pea ära kiirustama, et võtame siin, saame olla osaduses ühe aja.